Putin kaotab lootuse pärast seda, kui Zelenski pöörab sammud ümber ja põhjustab Venemaal ränga kriisi, nii et isegi 1999 aasta Putin teeb ennustuse, mis osutub tõeks. Kas sa tead, mida ma sulle ütlen? See pidev näpuga näitamine välismaale, kui kõigi meie hädade allikale on vale. Vale oma olemuselt. Kõik meie probleemid on meis endis. Kõik tuleneb meie enda vastutustundetusest ja nõrkusest. Kõik meie probleemid on meie endi tekitatud. Vaadake meie majandust, see on puhas viletsus. Vaadake meie rahvusvahelisi suhteid. Igal pool on kuristik. Tol ajal kõlas see nagu diagnoos. Täna näib see 27 võimuaasta tulemusena. See lause hakkas taas levima, kui Venemaa eelarves tekkis suurem puudujääk. Ettevõtted nägid halvimat ärikeskkonda alates 2022 aastast ja Ukraina rünnakud suurendasid survet naftatuludele. Zelenski taandus samuti osaliselt pärast seda, kui ta vallandas Mihhail Fedorovi. Ta hoidis endise ministri oma meeskonnas ja peatas asendamise, mis põhjustas sõjaväelaste seas proteste ja pahameelt. Samal ajal tabas Ukraina Venemaa salalaevastiku laevu, paigutas relvastatud robotid ja droonid koos rindele tegutsema. Ja edenes gaasileppe sõlmimisel Ameerika Ühendriikidega, et veelgi vähendada sõltuvust Moskvast. Putin lubas üles ehitada tugeva Venemaa. Nüüd seisab ta silmitsi aeglustuva majandusega, kasvavate sõjakuludega, samal ajal kui Moskva vastab kriitikale vaikuse ja leplikkusega. Zelenski eemaldas Mihhail Fedorovi kaitseministeeriumist pärast vaid kuud ametis ning tekitas kriisi, mis võiks Moskvale kasulik olla. Fedorov oli üks peamisi nimesid, kes oli seotud droonide moderniseerimise, sõjalise digitaliseerimise ja kaitsehankete muudatustega. Otsus põhjustas proteste Kiievis ja teistes linnades, tekitas vastupanu parlamendis ning mõjutas valdkonda, mis oli Venemaale kaotusi toonud. Rohkem kui 1000 inimest kogunes. Presidendi kabineti ees, samal ajal kui Ihor Klimenko nimi ei kogunud piisavalt toetust kaitseministri kohale asumiseks. Zelenski muutis oma tooni. President ütles, et soovib ühtsust, tunnistas oma vastutust kriisi eest ja kinnitas, et Fjodorov jääb meeskonnaga seotuks, kuigi tema roll ei olnud veel määratletud. Fjodorov keeldus tol hetkel nõuniku kohast, kuid tema lahkumine ei läinud enam nii lihtsalt, nagu valitsus oli plaaninud. Asendamine jäi toppama ja surve kasvas. Zelenski ei andnud Fjodorovile ministeeriumi tagasi, kuid ta pidi otsuse ümber korraldama enne, kui kriis jõudis kaitsevaldkonda. Just siis pöörab ta käigu ümber. Ta liikus edasi, kohtas vastupanu ja taandus osaliselt. Presidendi isikut ei tohiks mingil juhul sellises kriitilises olukorras sõja ajal välja valida. Ma ütlen seda täieliku siirusega. Ma tõesti sooviksin ühtsust. Osapooled ei leidnud seda. Ja see probleem ei ole ainult osapoolte ja minu oma. See tähendab, et ma ei vabanda end vastutusest. Nagu ma teile ütlesin, ma austan osapooli, tunnen nende tugevusi ja nõrkusi ning sooviksin väga, et nad tugevdaksid Ukrainat. Aga on nagu on. Ja sellises olukorras on teil ainult üks väljapääs, kas üks pool või teine, sest ilma minuta nad ei istu koos laua taha. Õhuväe asekomandör Pavlo Jelisarov esitas samuti tagasiastumisavalduse ja ütles, et Fjodorovi ametis kõrvaldamine kahjustab Ukraina kaitsevõimet. Zelenski mõistis, et ta ei seisa silmitsi ainult parlamendi vaidlusega. Tehnikud ja komandöörid kartsid kaotada innovatsioonitempot, mida kasutati vägede erinevuse kompenseerimiseks. Putin jälgis lõhet, mis näis olevat valmis Kiievit nõrgestama. Aga surve tõi kaasa paranduse, mitte vaikust. See kontrast ilmnes ka Nexta avaldatud tänavavideos, kus venelastel küsiti sõja ajal valitsuse kritiseerimise kohta. Mõned vastasid, et parem on taluda, aksepteerida ja usaldada neid, kes on võimul. Üks noor naine ütles, et tal on oma arvamus, kuid eelistab järgida enamust. Aga see paljastab õhkkonna, kus eriarvamus on muutunud riskantseks. Loodan siiralt, et kõike, milles meiega Anchorage'is kokku lepiti, austatakse
ja et pärast seda soovib ta helistada Putinile, et kõike uuesti arutada. Et viimane sõna jääks Putinile. Ja meie jaoks on viimane sõna just nende kõigi Istanbuli kokkulepete kehtivuse kohta. Ma tõesti loodan, et see on nii. See on just see riik, mis on sõjas. Tuleb mõista ja teada, et see on sõda. Tuleb olla kannatlik, mõista ja püüda usaldada võime. Kas sõja ajal on lubatud valitsust kritiseerida? Ma ei teagi, kuidas sellele küsimusele vastata. Ma arvan, et ei. Ma arvan, et valitsuse kritiseerimine on põhimõtteliselt kuidagi vale. Tõenäoliselt. Lihtsalt ei pea karjuma, seda tuleb välja tuua. Võib-olla on sul oma arvamus. Aga ma arvan, et parem on kuulata, tõenäoliselt enamust. Sa võid lihtsalt esitada küsimusi seal, kus vaja. Võib-olla on parem oma arvamus endale hoida. See vaikus takistab Kremlil parandada vigu, mida Putin enda sõnul 1999. aastal paljastas. Majandus hakkas näitama numbreid, mis muudavad selle ütluse veelgi raskemaks. Valitsus hakkas tunnistama, et 2026 aasta eelarve puudujääk peaks prognoosi ületama enam kui triljoni rubla võrra. Esimesel poolaastal ulatus puudujääk 5,73 triljoni rublani, mis on umbes 1,7 korda suurem kui eelmisel samal perioodil. Kasvuprognoos langes vaid 0,4%-ni. Venemaa keskpank registreeris veel ühe tagasilöögi. Ärikliima näitaja langes juulis 3,6 nii, mis on madalaim tase alates 2022 aastast. Kreml teatas, et raskused ei ole kriitilised, kuid vastus tuli samal päeval, kui numbrid näitasid hoogu raugemist, inflatsioonisurvet ja stagnatsiooniriski. Vladimir Putin kontrollib ametlikku sõnumit. Seda, mida ta ei kontrolli, on sõja hind majanduses, mis on üha enam riigis sõltuv. Ukraina suurendas seda survet, tabades Mustal merel laevu Louis Sesene ja Panda. Ukraina julgeolekuteenistus teatas, et operatsioon viidi läbi koos mereväega ja kasutati meretroone. Need alused olid väidetavalt osa varilaevastikust, mida kasutati Vene nafta vedamiseks ja sanktsioonide vältimiseks. Louis Sesme olevat 2026 aastal vedanud umbes 3 miljonit tonni Uurali naftat ja korduvalt välja lülitanud tuvastussüsteemi. Vene lennukid üritasid lähenemist takistada, kui droonid jõudsid sihtmärkideni. Iga tabatud laev muudab operatsiooni kallimaks ja ohustab Moskva jaoks keskset rahastamisallikat. Huljapoli rindel tegi 33. ründepolk veel ühe muudatuse. Maapealseid roboteid, mis olid varustatud Browning M2 kuulipildujatega, kasutati koos ründedroonidega Vene üksuse vastu. Idee oli paigutada masinad kõrge riskiga aladele ja säästa sõdureid. Venemaa panustas kvantiteedile, suurtükiväele ja kurnamisele. Ukraina vastas väiksemate ja ühendatud süsteemidega, mis suudavad jälgida, rünnata ja varustust transportida. Surve jõudis ka energiasektorisse. Argent LNG ja Ukraina riigiettevõte Naftokas allkirjastasid 15. juulil 2026 aastal memorandum, et uurida pikaajalist veeldatud maagaasi tarnimist Ameerika Ühendriikidest. Projekt hõlmab kavandatavat Port Fortune'i terminali Louisianas, mille eeldatav võimsus on 25 miljonit tonni aastas. Gaas võiks jõuda Euroopa terminalidesse ja liikuda mööda Ukraina võrku, et varustada Ukrainat ja teisi piirkonna riike. Leping on veel planeerimisfaasis, kuid loob püsiva ühenduse ja vähendab Moskva mõju varustamisele. Putin on aastaid kasutanud naftat ja gaasi mõjuvahenditena. Nüüd, kui Kiiev püüab siduda oma energiajulgeolekut Ameerika Ühendriikide ja Euroopa turgudega, just ajal, mil rünnakud Venemaa rafineerimistehaste ja laevade vastu tekitavad Venemaal raskusi, see pole ainult kaubandus. Pikad lepingud võtavad Vene tarnijatelt kliente, vähendavad Kremli tulusid ja muudavad talve kasutamise poliitilise survevahendina raskemaks. Zelenski võttis Kiievis vastu ka Keir Starmeri ja osales austusavaldusel Ukraina langenud võitlejatele, kes hukkusid riigi kaitsmisel.
Briti peaminister kinnitas toetuse jätkumist ja teatas uutest vahenditest, mis on seotud Gripeni hävitajatega. Visiit näitas, et poliitiline turbulents ei ole katkestanud sidet Londoniga. Samal ajal kui Putin püüab müüa ideed, et Ukraina jäetakse maha, hoiab Kiiev liitlasi pealinnas, sõlmib kaitselepinguid ja laiendab energiasidemeid Ameerika Ühendriikidega. Just siin astub 1990. aasta Putin välja kõige karmima tunnistajana 2026. aasta Putini vastu. Ta ütles, et Venemaa probleemid on tekkinud Venemaal endal. Täna kasvab puudujääk Kremlis valitud sõja tõttu. Rahvusvahelised suhted hävitati sissetungiga. Nafta peab liikuma läbi varilaevastiku ja elanikkonda survestatakse võimu vaidlustamata aksepteerima. Droonid jätkavad lööke Venemaa nafta pihta, robotid astuvad lahinguväljale. Uued lepingud vähendavad energiasõltuvust ja Kremlil jääb eelarves vähem ruumi kulude varjamiseks. 1999. aasta lause ei ole vananenud, see sai lihtsalt vastutava isiku nime. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat PIX võtmekoodi. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata tegutsemist.